teel, suuda takistada tõstmast käed su kiituseks. Ei ükski mure minu sees, ükski raskus minu teel, suuda takistada tõstmast käed su kiituseks. Sa oled suur eile ja täna ja igavesti. Sa oled suur eile ja täna ja igavesti. Kui on hea, kui on raske, ma tõstan käed su kiituseks. Kui on hea, kui on raske, ma tõstan käed su kiituseks. Sinu kuue hõõmast ma vaevu suutsin harata. Nüüd ma tõusen tervena ja kuulutan. Sinu kuue hõõmast ma vaevu suutsin harata. Nüüd ma tõusen tervena ja kuulutan. Sa oled suur eile ja täna ja igavesti. Sa oled suur eile ja täna ja igavesti. Kui on hea, kui on raske, ma tõstan käed su kiituseks. Kui on hea, kui on raske, ma tõstan käed su kiituseks. Ülistus tõuseb kõrgele, kõrgele, kõrgele su juurde ja mu ülistus tõuseb kõrgele, kõrgele, kõrgele su juurde. Kui on hea, kui on raske, ma tõstan käed su kiituseks. Kui on hea, kui on raske, ma tõstan käed su kiituseks ja mu ülistus tõuseb kõrgele, kõrgele, kõrgele su juurde ja mu ülistus tõuseb kõrgele, kõrgele, kõrgele su juurde. Kui on hea, kui on raske, ma tõstan käed su kiituseks. Kui on hea, kui on raske, ma tõstan käed su kiituseks. Ma tahtsin täna alustada sellise vana tuntud kirjakohaga. Õigemini ma räägin, mis mind üldse inspireeris tänast kõnet. Mind inspireeris, ma ei tea, kas keegi mäletab, aga mõned pühapäevad tagasi kõneles siin Raul Piibikov. Kas keegi mäletab teda? Just, Raul. Ja tema kõnes mulle meelde kuidagi see koht, kus ta ütles, et kui tal oli raske hetk, siis talle saadeti lehekülgede kaupa kirjakohti, millest tal ei olnud abi mitte midagi. Ja see tegelikult on see täitsa tõsine lause oli minu jaoks ja ma mõtlen ka seda, et me väga tihti teeme oma arust mingeid väga vaimulikke liigutusi, millest ei ole tolku mitte kellelgi mitte midagi. Aga et niisugust negatiivset nüüd positiivsemaks teha algust, siis ma loen teile Jumala sõna. Ja see on roomlastele 12. peatükk. Kohe algusest peale ja enamik teab teist seda peast seda kirja kohta.
ja mina loen siis sellest vanast 68. aasta tõlkest ja siin on meil vist jah, natuke see, see on see tõlge, mida Paulus ei kasutanud. Aga hea küll, las ta olla. Mina manitsen teid nüüd, vennad, õed ka, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Uus tõlge ütleb, et täpselt samamoodi. See on olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja võib-olla me olemegi tihtipeale oma teenistustest, me teeme tegelikult väga palju asju, mida me isegi ei tea, miks me teeme või kui me palvetame, siis me võib-olla, ma ei tea, kuidas kellelgi on, et meil on ikka kõigil mingid omad harjumused, et kas mingi kehaasend või mingi mõttemaailm selle juures. Ja vahel ongi hea vaadata läbi ja mõtelda, et kas see, mida me teeme, on mõistlik Jumala teenistus. Kas sellest on kasu, kas see on laiendatud tõlge ütleb siin, et see olgu teie eesmärgipärane Jumala teenistus. Ja tegelikult on veel väga palju asju, mida me arvame, et ainult niimoodi võibki, ainult teistmoodi ja teistmoodi ei saagi. Ja erinevatel kirikutel on ju täiesti erinevad liturgiad. Näiteks, kui te satute õigeusu kirikusse, siis seal ei tegele, kui meie siin protestandid oma kirikus tegeleme eelkõige ainult kuulamisega ja rääkimisega, siis õigeusu kirik püüab ka su muid meeli haarata, et joonistab sulle ikoonid siin ette, mida vaadata. Su nina tunneb seda viiruki lõhna seal, mida seal siis suitsutatakse. Ja jällegi me ei saa öelda, et see on õige või me ei saa öelda, et see on vale. See on lihtsalt see, kuidas nemad teevad. Kui nad tulevad meile siia, nad väga üllatunud, et miks teil siin ühtegi pilti seina peal ei ole, miks teil viirukit peal ei ole. Mis asi siis? Meil on kohvilõhn siin ainult. Õigeusu kirikus ilmselt jälle kohvilõhna ilmselt ei ole jällegi. Aga see, et me alustame 3 lauluga, aga mis juhtub, kui me 4 laulu laulame? Just. Mis juhtub, kui me jutlusega alustame hoopis tükis? Mis juhtub, kui me kohvilauaga alustame? Mis kui me tegime tagurpidi, see tekitas palju segadust ja usulõhesid, nii et me rohkem ei julgenud seda teha enam. Sa oled kirikusse ja keegi istub sinu koha peal näiteks juba ja ajab ju vihale, eks ole. Või keegi on parkinud sinu koha peale. Meil on koolis küll niimoodi, et kui ikka minu koha peal on pargitud, mul on ka päev rikutud osalt öeldes. Mõned uued õpetajad ei tea, et meil on seal traditsioonid välja kujunenud. Esimene koht on õppejuhataja, teine koht on loodusõpetuse juhataja ja 3. koht on ajalooõpetaja. Õppelised pargid üldse teisele poole. Aga vahel mõni uus õpetaja, kes ei tea seda, pargib minu koha peale, küll ajab vihale. Aga jah, et see on see meie liturgia, nii et tegelikult me võime alati niisugused asjad, mille kohta me ei leia Jumala sõnast kiitust, võime alati ümber hinnata ja ma tegelikult kutsun ka üles selles mõttega, et mõtle läbi oma usuelu selle peale, et kas see, mis sa teed seal on sellepärast, et nii on harjutud tegema või sellepärast, et sa Jumala sõnast tead, et see niimoodi on. Martin Luther kirjutas juba oma teesides, et kõik see, mida me usume, et kõik see, mida me vajame Jumala juures on, nüüd saad väikse ladina keele tunnin ka on see sola fide, sola scriptura. Mis tähendab? Just, et ainult usust, ainult Jumala sõnast on see, kus me saame kõik selle, mida me vajame. Martin Luther tegelikult uskus ka, et kiriku isadelt saab ta oma õpetusele toetust, pärast selgus, et ei saa, et ainult skriptuura, ainult pühakiri ja alles on see, mille peale me saame oma usust toetuda. Ja see on see, mis teeb meie Jumala teenistuse mõistlikuks ja eesmärgipäraseks. Ja see teine pool ütlebki, et ärge saage selle maailma sarnaseks. Ärge muutuge, ärge transformeeruge. Et see sõna siin, kreekaliselt sõna ma peast ei mäleta, aga see sõna oli see transformeerima, ehk siis umbes niisugune protsess nagu, kas keegi on näinud, kuidas röövikust saab nukk ja sellest nukust saab hiljem liblikas? Ma oma silmaga päris pole näinud seda, aga ja pärast selgus, et see oli hernekaun, mitte röövik. Aga filmis ma olen selle näinud küll kaameraga, kuidas selle nuku kest korraga rebeneb ja sealt seest tuleb välja täiesti uut tüüpi olend.
Või kui te vaatate kevadel konnakulleseid, kuidas need ujuvad niisugused pika sabaga väiksed elukad tiigis ringi ja korraga on teile jalad külge kasvanud ja nad ronivad sealt seest välja, et see ongi see muutus, see transformatsioon, et Jumal ootab seda, et me ikkagi muutume selle maailma sarnasusest hoopis teistsuguse mõttemaailmaga inimeseks. Et me anname endale aru, et me oleme siin maa peal tulnukad, me oleme siin ajutiselt. Ja eile oli mul isa urnimatus ja ma ikkagi mõtlesin kogu aeg, et see, mida me siin matame, see tegelikult ei ole minu isa. Minu isa on hoopis kuskil mujal, hoopis teises reaalsuses, hoopis teistmoodi kui see, mis ta siia maa peale maha jäi. Kui sa õhtul lähed magama, siis viskad oma riided tooli peale, ega need riided seal tooli peal pole ka sina, vaid see on ainult see, mis sa endast sinna tooli peale viskasid, et oleks väga rumal, kui keegi hakkab sinuga suhtlema sinu riietega seal tooli peal, et kunagi käis meil siin veel linnahallis, käis esinemas üks mees, kes, mis ta nimi on, kes on Vietnami sõjas sai meeletult vigastada ja põletada ja et tema rääkis küll seda, et tema just nägu hästi ära põlenud ja väga vigastada saanud. Tema ütles küll, et tal on nii palju varuosasid, et kui ta õhtul tooli peale ladus, siis naine ei saanud aru, kumb tema on ja kumb. Ja, aga jah, et tegelikkuses on meie elu midagi palju enamat kui see ihu, mille me siia maa peale maha jätame. Kuigi see ihu on ka oluline, see on ka osa sellest mõistlikust Jumala teenistusest ja Jumal ütleb, et jätke see elavaks Jumalale meelepäraseks ohvriks. See tähendab seda, et sa kontrollid oma mõttemaailma, sa kontrollid oma kehategevust. Nii et jah, tänan, ma ei tea, mis ma ladina keele tund, see on nagu see keskaja kloostri põhimõte oli ora et labora, palveta ja tööta. See tähendab seda, et sinu vaimulik elu ja sinu füüsiline elu pidid olema tasakaalus. Ühelgi mungal üldjuhul polnud õigust loobuda vajalikest töödest kloostris, mis oli vaja teha seal, ma ei tea, koristamisest või söögi tegemisest või mis iganes, et vaimulik elu ja füüsiline elu pidid alati olema vahelduvas, et hoida seda tasakaalu. Ärge muutuge selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Nii et kus me leiame selle, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine? Kõigepealt me leiame selle Jumala sõnast, eks ole, et kui me Janekiga veel teoloogiat õppisime kunagi, siis meil õpetati, et me saame asju hinnata läbi niisuguse mitmetahulise süsteemi, millest esimeseks ja kõige kõrgemaks hinnanguks on siis see, et Jumala sõnaga see asi läbi katsuda. Et teiseks võib kas, Jumala sõna ütleb, et koerad on väljapool, aga meil ei ole. Ja. Teiseks oli siis ilmutus, ehk siis see, et kui sul tõesti Jumal ilmutab midagi ja kolmandaks, mis kolmas võis olla? Peaaegu jah, et kolmandaks oli kiriku traditsioon, et kuidas kirik on seda traditsiooniliselt teinud. Ja neljandaks, terve mõistus. Seda vahel ei ole jah, aga siis peab esimese kolmega kuidagi hakkama saama. Et see on see, kuidas me saame hinnata seda, mida Jumal tahab meile öelda. Ja nüüd see lugu, kui ma mõtlesin Piibikovi peale, siis mul tuli meelde ikka ka see lugu, mis on kirjas teise kuningate raamatu 20. peatükis. Ja see on üks neid lugusid, mis on Kenneth Haganilt meelde jäänud, kes seda lugu kasutas ühes oma raamatus või jutlus, ma ei mäletagi, kus kohas, ja mind on alati see mul alati muljet avaldanud palju. Ja see on lugu sellest kuningas Hiskiast. Kuningas Hiskia, kes oli üldjuhul, ta oli selline Jumalale meelepärane kuningas, kuigi ta tegi seal ka mõned asjad valesti lõpupoole. Aga põhimõtteliselt räägib siis lugu sellest, kuidas kuningas Hiskia jääb haigeks. Piibel ei täpsusta meile, mis haigus ta põdes. Igal juhul ta oli suremas. Ta tähendab seda, et see haigus oli piisavalt raske. Ja tema tuleb siis prohvet Jesaja. Selle ajastu kõige võimsam prohvet, Jesaja Amatsi poeg, tuleb talle ning ütleb, nõnda ütleb issand. Selline tore profeteering. Sea oma elumaa ja asjad korda, sest sa sured ega saa terveks. Aamen, vend. Tore profeteering, eks ole. Me kõik ootame niisugust profeteeringut, kui me haiged oleme. Yeah.
aga muidugi, mis on selles mõttes, et nagu Sulev täna siin rääkis ka seda, et vahel tuleb olla otsekohene ja öelda asju nii, nagu nad on. Minu arvates üks hullemaid asju on haiglas surevale inimesele valetada, et ta ei sure. Selle asemel, et ta saaks oma asjad tõesti korda ajada vaimulikus mõttes või mõnikord ka füüsilises mõttes, selle asemel me valetame talle, oi ei, sa ei sure, sa jääd elama, sa elad veel 1 000 000 aastat. Et tegelikult mina loodan küll, et kui mina olen suremas, et mulle öeldakse seda vähemalt ja selles mõttes ka siin prohvet ütleb kuningas Hiskiale, et neil on lugu niimoodi, et lugu on läbi, et sa oled suremas. Ja see ei ole lihtsalt ju mingisugune suvaline usuvend, see on oma ajastu kõige suurem prohvet. Nii et sa ise tunned, et sa oled haige, sul on omal paha olla ja ütleb ka prohvet sulle, et no niimoodi, et asi on läbi. Mis me siis peaksime selles olukorras tegema? Hiskija, salm 2, pöörab oma näo seina poole ja palub issandat. Oh issand, meenuta ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis sinu silmis hea. Ja see on huvitav koht, et ühes teises loos ma ei ole märganud seda salmi 2, just seda märget, et keegi pöörab oma näo seina poole. Miks ta pöörab oma näo seina poole? See on võimalik. Võib-olla ka see, et ta pöörab oma näo inimeste pealt ära. Tal ei ole enam inimestelt midagi loota, inimestelt ta sai sõnumi kätte. Ja mis mõtlesin rooli peale ka, et kuidas ta saataks talle lihtsalt mõttetuid kirjakohti. Ta teab neid kirjakohti kõiki. Ta on Tomata piiblikooli lõpetanud, ta teab neid kirjakohti ja lihtsalt saata kellelegi kirjakohti, see tõesti ei pruugi olla abiks inimesele, kui ta on raskes olukorras. Ja antud juhul ka Hiskija teab, et tal ei ole inimestelt loota mitte kui midagi enam. Ta pöörab oma näo seina poole ja palvetab. Tal ei ole enam inimestelt midagi loota, tal on loota midagi ainult Jumala käest. Ta pöörab oma tähelepanu ära inimeste pealt, et näha Jumalat. Ja seal, kus meie jaoks on tühi sein, oli tema jaoks Jumal. Tema vaimusilmas oli ainult Jumal. Ja me ei oska seda hinnata, me ei tea seda tema meeleheidet või hääletooni, aga ilmselgelt on tegemist üpriski niisuguse emotsionaalse paletamisega. Kusjuures ma ei taha sugugi öelda, et Jumalas peab olema emotsionaalne kogu aeg. Sa peab olema Jumalas see, kes sa oled. Kui sa oled emotsionaalne, siis ole. Kui sa ei ole, siis ei tasu lihtsalt teha emotsionaalset häält. Ma olen käinud kogudustes, kus paletatakse, et alati, kui see tegeleb paletab, siis ta alati löristab nutta sinna seal juures. Ja ma ei tea, võib-olla see ongi tema stiil ja ma ei taha ka selle kuidagi kõik kritiseerida, aga kui mina seda teeks, siis oleks vale arvatavasti, sest et see ei ole minu stiil, see ei ole minu komme kuidagi palvetada, nii et ma peaks mingit nutta lörisevat häält juurde tegema. Jah, kes on Janus kõrval päätavad äkki, kuidas Janus Merikülleli saati jalg värisema, kui ta tõsiselt palvetas ja jällegi, me võime selle natuke muiat, eks ole, aga kui see tema oli, see oli tema eripära, et kui ikka vaim langes, siis läks jalg värisema, midagi teha ei olnud. Et seda ei saa ka hukka mõista kuidagi või seda mõttes, et me kõik oleme täiesti erinevad. Aga oluline on see, et see, mida me teeme Jumala ees, me teeme seda siiralt ja ausalt. Sest Jumalal ei ole mõtet nägusid teha. Inimestena me võime üksteisele nägusid teha. Me tuleme siia kirikusse pühapa hommikul, meil on lipp sees, tegelikult ei ole. Me oleme riides, me oleme kammitud, me oleme meigitud. Sa oled meigitud täna? No ütle nüüd. Aga ikkagi mingil määral me tuleme kirikusse, me sätime oma, me päris ei tule siia, ma ei tea, vatijopp või ma ei tea, tööriietega või ikka natuke üritame ennast. Meie kirikus on see smart casual või casual smart, või kuidas seda nimetatakse, et päris ülikonnaga me ei ole keegi, aga ikkagi sa püüad kirikus näha hea välja. Sa vähemalt kõva häälega ei ropenda kirikus arvatavasti. Sa ei, loodetavasti sa ei aja kätt kellegi taskusse, et sealt varastada või kirikus me ikkagi püüame käituda niimoodi risti inimese moodi. Ja samas, eks ole, aga Jumal teab, mida sa eile tegid. Teadsid sa seda või?
Jumal teab, mida sa teed ükskõik mis ajahetkel või kes sa tegelikult oled ja sellepärast mina tean oma nõrkuseid ja vigasid ja viletsust, et ma üldse ei üritagi Jumalale muljet avaldada millegiga. Ma tean seda, et ilma Jeesuseta ma ei oleks mitte kui midagi. Ilma tema verede ohvrita ma ei oleks mitte kui midagi. Ja isegi kui ma püüaksin ka siis tubli ja hea olla, siis ilma Jeesuse vereta ma ikkagi mitte kuskile välja ei jõuaks, ükskõik kui tubli või hea ma oleksin. Paulus ütleb seda, et isegi, et ilma Jumala armastuseta sa võid oma keha anda, põletada ja mida iganes teha. Sest ei ole kasu mitte kui midagi. See ongi jällegi see, mis on meie mõistlik Jumala teenistus. Kuskil Filipiinidel lastakse ennast risti lüüa, reaalselt, füüsiliselt, päriselt. Ja nad usuvad, et see on Jumalale meelepärane. Jällegi, ma ei taha kellegi üle kohut mõista, aga ma ei näe selle kohta ühtegi õigustust Jumala sõnast. Jeesus tegi selle üks kord ja lõplikult meie eest ära. Ja kui me vahel mõtleme, et me avaldame Jumalale muljet oma, ma ei tea, palve pikkusega või ma ei tea, mis asjaga, juukse pikkusega näiteks, habeme pikkusega, siis ilmselt Jumalale need asjad absoluutselt muljet ei avalda. Kui Taavet tuli, mis see prohveti nimi nüüd oligi seal? Saamueli ette, täpselt, aitäh. Siis Saamuel ütlebki, et Jumal näeb seda, mis on inimese sees. Inimene näeb seda, mis on väljapoolt. Ja see, mis me väljapoolt näeme, see on üpriski piiratud pilt inimesest. Aga Jumal näeb seda, mis on sinu sees. Ja läbi Jeesuse Kristuse näeb Jumal sinu sees ainult head. Teadsid seda? Jumal ei ole seal pilve peal selle jaoks, et sinu üle kohut mõista. Ma ainult ootan ära, kui ta eksib, aga ma lajatan talle. Enamasti me lajatame ise endale oma valede valikute ja otsustega. Enamasti me ise kannatame nende tagajärjel, varem või hiljem, suuremal või vähemal määral. Kuidas priistid ütlevad karma kohta, et karma on see samune, eks ole, see tige mutt, ütleme eesti keeles niimoodi. Ja loomulikult kristlasena me ei arva, et karma iseenesest on mingisugune asi siin maailmas, aga pigem ütleb Jeesus ka seda, et see, mida sa teed teisele, seda sa teed iseendale suures osas. Kui sa teed teisele halba, teed sa tegelikult selle iseendale halba, kui sa teed teisele head. Ja nagu sulle ütles, et vahel see teine ei pruugi isegi aru saada, et seda head teed. Aga Jumal näeb seda. Ja see on see, mida me saame koguda enda jaoks taevasesse aita. See on see, kus koi ei söö ja rooste ei riku. Ma jään segi, või vastupidi. Koi ei riku ja rooste ei söö. Vahet ei ole. Aga see on see, mida me saame endaga kaasa võtta. See on see, mida sa reaalselt endaga siit maailmast kaasa võtad. Usun seda, et me kõik võime jõuda Jumala ette, kui me oleme Jeesuse oma südamesse vastu võtnud. Aga see, mida me endaga kaasa võtame, see sõltub väga palju meist. Me ei saa endaga kaasa võtta oma autot või maja, kuigi mingid mafiosod olevat ennast lasu matta koos oma Mercedesega, ma ei tea seda, aga vaevalt, et tal sellest Mercedesest palju rõõmu seal on. Aga me saame endaga kaasa võtta selle, mida me oleme siin maa peal teinud. See on see meie taevane arve. Ja saaja pöördubki siis Jumala poole, vabandust, Hiskja pöördub Jumala poole ning Piibel ütleb, et ta lausa nutab kibedasti. Ja prohvet Jesaja ei ole väljunud keskmisest õues, kui talle tuli Issanda sõna, kes ütles, mine tagasi ja ütle Hiskjale uus sõnum. Ise aga mõtle prohveti peale, ma just profeteerisin talle, et ta sureb ära. Ja nüüd ma korraga pean ütlema talle, et thus said the Lord, I change my mind. Nagu anekdoodis oli või anekdootlikus juhtumis oli. Aga tegelikult nii ongi selles olukorras ju. Täpselt nii ongi. Jumal muutis meelt. Õigemini, Jumal ei muutunud meelt, vaid Jumal näitab seda, et Hiskja sa oled valinud õige tee otsa. Mitte Jumal ei öelnud, okei, no jaa, küll ma teen ta terveks siis. Vaid pigem ta ütleb, laseb Jumal öelda läbi prohveti kuningale, et sa oled teinud õige valiku. Sa oled liikunud nüüd sa läksid valet teed mööda, aga sa tegid õige valiku ja läksid õige tee peale. Nõnda ütleb Issand su isa Taaveti Jumal, ma olen kuulnud su palvet, ma olen näinud su silmavett, vaatama teen sind terveks ja 3. päeval võid sa minna Issanda kotta. Jumal vastas tema palvele, aga nagu ikka Jumal on nagu telepood, et aga see ei ole veel kõik.
ma lisan su elupäevadele 15 aastat ja ma päästan sinu ja selle linna Assüüria kuninga pihust ja kaitsen seda linna iseenese pärast ja ma sulase Taaveti pärast. Jumal vastab ikka niimoodi, et kui tema vastab sulle, siis ta vastab sulle palju paremini, kui sa kunagi ette kujutasid. Ja vähemalt minu elus on juhtunud seda olukorda küll, kus ma olen nimega Jumala käest palunud ja ma ei saa seda ja ma ei saa seda. Ja ma olen, kas just pahane, aga selline, ei võinud siis anda Jumal. Aga tegelikult on tihti vastus see, et aga Jumal tahtsid mul anda midagi veel palju paremat, kui ma oskasin enne küsida. Absoluutselt. Ma olen lugu rääkinud varasti palju, aga mõni äkki mäletab, aga aasta oli 1990. Ja meie heal sõbral Aivar Kandil oli ilus roheline Žiguli, mida ma tahtsin ära osta, aga mul ei olnud seda 5000 krooni mitte kuskilt võtta. Ja siis läks niimoodi, et Jumal kinkis mul hoopis 80 000 maksnud Opel Omega, mis oli väga hea auto tol ajal. Ja ma olin tõesti pettunud, et pagan, et nii hea auto, et miks see autot nii vaja ja ilus roheline Žiguli oli ja ainult 5000 krooni, aga kuule, mu palk oli sel ajal 1000 krooni või 1200 krooni kuus, et see oli ikka täiesti müstiline summa minu jaoks. 90. 92, äkki oli 92, jah. 90 alguses kuskil oli seal igal päris algusaegadel, jah. See oli mingi võib-olla oli see siis, ma ei mäleta igal, võib-olla see äkki see oli $500 sellel äkki veel, ma ei mäleta igal, see midagi sinna menti oli. Jah. Aga see värk tuli siis mingi 90, kas oli 4 äkki või? Jah. Me olime Owensis suurt charteri seinad. Jah. Iga auto raha tuli raske see võis olla mingi 92-3. Võis olla 94, jah. Ma tean, kui Endri sündis 96, siis ma tõin autoga koju sealt haiglast juba. Kusjuures, ma elasin tol ajal seal Energia tänaval ja see Opel Omega oli ikka üle tänava auto niisugune, et vastasmajast üks mees tuli mõjud üldse selle, et kuule, et ma olen endine miilits ja oskan igasugused kunstid, ega sul ihukaitset vaja ei ole. Jaa, et üks autoga mees, et ikka oleks äkki ihukaitset vaja mulle. Olid ajad, jah. Nii et Jumal tihtipeale tahab sulle anda midagi palju paremat. Ja selles raskes olukorras, kus Hiski oli, kus ta oli haige ja suremas, siis tegelikult see, mida sa vajad kõige rohkem, on see, et sa pöördud ise Jumala poole. Inimesed saad sind aidata ja toetada päris palju ja abiks olla, aga lõppkokkuvõttes oled ikkagi see sina ja Jumal kahekesi, kes sinu enda olukorda reaalselt muutma hakkab. Ja kuigi siin Vana Testamendis prohvet räägib päris palju, eks ole, Hiskiaga, esiteks me arvestame, et see Vana Testament ja inimesel ei ole niisugust suhet Jumalaga ja pühavaim juhtimist nagu on Uue Testamendi ajal, siis tänapäeval võime julgesti öelda, et esimene asi ikkagi on see, et sa räägid ise Jumalaga niisugustest asjadest ja profeteeringud tulevad sulle enda kohta iseendale. Jumal räägib sulle sinu lugu, mitte teise lugu üldjuhul. Just. Minul on üks tunnistus, ma ei saa vaid tulla. No räägi. Ma ei saa vaid tulla. Et lihtsalt see lugu tõi mul selle meelde uuesti, see oligi aasta 92. Näitis ka kuulda oleks. Et see oligi aasta 92. Ma olin maailma inimene, sellest saab nüüd 30 aastat. Ja ma olin haiglas. Ma olin haige 10. eluaastast jäin haigeks, ma olin haige, ma ei uskunud arste, ma olin nii kange, ma valetasin, ma tegin kõike selle vastu, mida arstid soovitasid ja mida mu ema tegi, ta nägi tohutult vaeva minuga. Ja siis ma olin 20, ma ise õppinud õeks, ma olin just õeks saanud ja mu tervis läks nii kehvaks, et kutsuti kiirabi, viidi haiglasse. Ma olin haiglas voodis, samas majas, kus ma muidu tegin tööd, keskhaigla tolle ajal, võib-olla inimesed, praegugi alles see Ravi tänav. Ja siis arstid ütlevad, kõik, su magu ei tööta, sinuga on kõik. Ma olin maailma inimene ja ma hakkasin mõtlema, aga mis must nüüd saab? Ma ei uskunud enne arste. No teadsin küll haigustest, teadsin, kõike teadsin, aga ma olin nii kange. Ja siis ma mõtlesin, aga mis must nüüd saab? Kas ma nüüd lähen siis põrgu? See oli nii reaalne minu jaoks. Ja kuna mu õde oli just käinud Kaarli kirikus ja leeris, siis mul kohe tõusis pilt silme ette, et Jumal,
ma ei uskunud küll, ma ei olnud teinud usupalvet, ma ei teadnud, mismoodi see välja näeb. Ma olin matustel kuulnud Jumala sõna, et armastus on üle kõige, see ei jäänud mul kuidagi meelde kuskile. Ja ma pöördusin Jumala poole. Ma isegi ei tea, et ma otseselt pöördusin Jumala poole, ma lihtsalt olin. Ja nii nagu siin oli, nagu seina poole, suured palatid, tilk oli üleval, keha ei toiminud. Ma pöördusin Jumala poole, ma ei taha põrgu minna. Jumal aita mind. Ja siis ma sain südamesse Kaarli kirikusse, sinna, kus mu õde oli leeritatud ja nii edasi. Ja mu tervis hakkas paranema. Mu tervis hakkas imeliselt paranema. Ja siin oli just see, kus see Esaja läks tagasi ja mul oli ka nii, et arstid tulid, näed, läks paremaks, aga noh, läks paremaks. Kirjutame haiglast väljas, sain koju ja mul oligi esimene tee, nii kui mul jõudu tuli juurde tagasi. Ma läksin Kaarli kirikusse, ma läksin seal leeri, nii edasi, kevadel oli mul leer ja nii edasi. Nüüd ma tean, et tegelikult sel hetkel juba, ma tean seda kirja kohta, kus Jeesus oli ristil ja ütles teisele, et juba täna õhtu, sa usud, et ma olen Jumala poeg ja selle läbi juba piisas sellest, kui ta ütles, et Jeesus mõtle mu peale, eks ju, ja Jeesus ütles, et sa oled minuga. Sa saad olema minuga, aga tol hetkel ju ma ei teadnud mingit Jumala sõna, mitte midagi ma ei teadnud. Ja mul läks tõesti paremaks, aga mul ei tulnud seda muutust, nagu inimesed on rääkinud, et plaks, kõik potu, tunnetus, nii edasi. Ei, mul tuli see kindlus, et ma ei lähe põrgu enam. Mul läks tervis paremaks, ma elasin oma eluviisidega edasi, mis mul olid. Ja siis ma sattusin Kaarli kirikust Hosianna kogudusse, kus ma tutvusin oma tulevase mehega ja kõik super maip. Ja mul on olnud terve see 30 aastat, saab nüüd täis, 30 aastat. Mul on olnud niimoodi, kus ma jälle lähen Jumalast kaugele, ma lähen oma jõudude peale ja ma satun jälle haiglasse ja ma olen jälle olnud selles seisus. Ja niimoodi ma olen kasvanud, täpselt nagu Sulev luges täna, et kuidas me kasvamegi läbi nende olukordade ja mina tõesti oma loomu poolest olen nii kange olnud lapsest saati, et Jumal on mind võimsasti kasvatanud just läbi nende olukordade. Ja nüüd ma olen siin koguduses, aitäh Jumal, kõige hea eest, mul on 2 tublit poega, 1 super tubli tütar, super hea mees. See kõik on Jumala armust. Kui ma vahepeal selle 30 eluaasta jooksul jõudsin ka sellesse, kus ma arvasin, et mu omad teod on need. Oi, ma olen nii tubli ja nüüd ma olen nii tubli, et kunagi ma olin selline. Ei, siis Jumal näitas jälle, vaata, kust porist mina su välja võtsin. Kust august mina su välja võtsin. Ja see Jumal on nii hea. Paluge, ta annab, ta tõesti annab, paluge siira südamega ja ärge toetuge oma mõistusele selles osas. Te ei suuda mõelda välja neid vastuseid või see, kuidas ego tõi välja, et minul on ka olnud, kus ma olen palvetanud, et Jumal, miks sa siis ei andnud mulle seda või, aga see viimaste aastatega ma olen näinud ja ma olen tõesti teadlikult parandanud meelt, et ma tean, Jumalal on midagi veel paremat mu jaoks. Ja need palve vastused, mis siis on tulnud Jumala plaani järgi hiljem, need on, sõnu ei jätku. Jumal on nii hea, tema kiitmiseks ei jätku sõnu, aga ma kiidan ja ülistan teda alati. Amen. Mul teile meelde ka, et kui ma käisin veel keskkoolis, siis mul ükskord oli ka mingi probleem, kooliprobleem oli mul vaja lahendada mingi õpetajaga ja ma mäletan, ma palusin ka Jumalat. Siis ma ütlesin Jumalale ka, et talle muljet avaldada, et kui ta vastab, siis ma viin vähemalt 20 kopikat Jaani kiriku korjanduskarpi. Kus ta vastus ja ma ikka ei viinud? Ja 20 kopikat on täna raske leida kuskilt veel. Okay. Ja ma istun isa kapis ka hunniku rublasid veel sealt. Ja, et eks need lubadustega on jah niimoodi nagu täpselt nagu see Juhan Liiv on mäletatud selles oma kuulsas kirjatükis kirjutab, et kuidas kui nad on tal Peipsi jää peal hädas, siis üks lubab kirikule kroonlühtri ja teine ma ei mäleta mis asja ja siis pärast seda, kui üks hüüab, et ma ei tea, kas ma tohin seda tsiteerida kirikus seda lauset, et ja kurat jalad põhjas.
et siis pärast seda üks arvas, et kirikule käib küüne alt ka. Eks ole. Et niimoodi on tihtipeale meie elus, et kui Jumal vastab meile, ja eks Iska läks ka niimoodi, et ma hakka seda kõike siin praegu lugema, aga tegelikult ka tal seal see lõpp ei lähe kõige paremini, et seal teeb asju, mille kohta prohvet talle ütleb, et jah, sa võid edasi sõita, see on vahepeal, et ta näitab seal nendele Paabeli saadikutele oma varandust ja Jumal ütleb, et see on see, mis sa poleks pidanud tegema, poleks pidanud uhkustama nende ees, nad tulevad ja võtavad sult selle ära. Nii et ega kes meist on täiuslik, võib esimese kivi visata. Ants muidugi, jah, okei, sorry. Sinu naise mees, jah. See on nagu, jah, see vana anekdoot, et kes on visaku esimene kivi ja korraga puhistab üks kivi ja siis ütleb, et ema, ma olen öelnud, et ära sekku minu asjadesse. Hea küll. Natuke välja, jah. Lähme jah parematesse kohtadesse. Tuleme tagasi uuesti siia Rooma kirja veel, et see mõistlik jumalateenistus, et alati, kui sa oled Jumala ees ja palvetad ja talle otsid, siis mõtle, kas see, mis sa teed, on jumalateenistus või on see midagi, millega sa mõtled Jumalale muljet avaldada, nagu mina mõtlesin oma 20 kopikaga või mis iganes see summa oli, Jumalale muljet avaldada. Jumalale ei avalda muljet ka siis, kui anname 20 kopikat või siis, kui me anname 20 miljonit talle, et andmise eesmärk on hoopis ikkagi midagi muud. Kui me palvetame, siis meie palve pikkus ei ole see, mis Jumalale muljet avaldab. Kui me ülistame, siis meie hääle kõvadus pole see, mis Jumalale muljet avaldab. Vaid Jumal näeb seda, mis on sinu sees, sinu südant, sinu sisemist olemust ja see on see, mis Jumalat üldse huvitabki kõige rohkem, kas selles sinu südames on koht Jeesuse jaoks. Ja mäletate, me oleme ka seda rääkinud, et Jeesus ei ole nõus sult ühte tuba üürima. Ta tahab kas kõik või mitte midagi. Nii et temaga ei ole niimoodi, et ma pühapäeviti natuke lasen tal seal kõpitseda midagi, vaid ta ütleb, et kas täielik üürileping või mitte midagi, kas kõik, kas sa lased oma südamesse või mitte. Nii et loeme veel uuesti selle kirja kohta niisuguse uue mõttega. Mina maitsen teid nüüd vennad Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks, see olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Järge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Et see ongi see, mis me siin pühapäeviti teeme. Me uurime seda, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine ja püüame sellest aru saada, püüame seda elada, püüame seda ellu viia ja püüame, et see meie elust ka reaalselt välja paistaks, mitte ainult pühapäeva hommikuti, vaid igal hetkel, mis me elame. Amen. Niisugune oli tänane sõnum teile. Kas meil on palvesoove?